vabariigi aastapäeva jäts. Head vabariigi aastapäeva, kallid sõbrad. Tervist! Ja Toomid ka. Aitäh, sõber. Noh, mis me teeme vabariigi aastapäeva puhul? Meil on pidu jälle. Produtsent on liha andnud. Jaa. Mis sul oli? Sul oli sea karbonad. Sea välisfilee, jah. Et ma just lõpetasin selle sidumise. Et selline mõnus... Tegid ilu sidumist? Jah, just. Selline mõnus... noh, ütleme, kilo poole teisene sea välisfilee. Ma sidusin ta niimoodi mõnusaks vorstiks kokku, et hoiaks kenasti vormi ahjus. Ja ma panen ta apelsini marinaadi. Kuleb siis apelsini koor, natukene ingverit, soja, mett ja lasen üks tunnikene seista ja siis küpsetan ahjus valmis. Serveerin suitsujuustu kastme ja ploomidega. Mul on veise tagaosa sisetükk, siis mul on kodune hakkliha, kus on kodune, on. Kodune hakkliha ja ma teen sellest niisuguse nagu rulaadi. Lõikan ta lahti, siis panen hakkliha massi sinna sisse, hakkliha massi sisse panen pistaatsia pähkleid, kuivatatud jõhvikaid, sibulat, siit ühte niisugust mõnusat barbecue kastet, chipotli kastet, siis on mul veel tsitruse grillisegu ja serveerin ta siis koos aedviljadega. Ma teen kõigepealt valmis selle segu, hakkliha segu. Nii, ja sinna läheb siis... Siia läheks hakkliha, jõhvikat, sibul, pähklid. Kas sinna võiks mingi puitpähklid ka panna või pistaatsia? Võib igast muid ka, aga mulle meeldis see pistaatsia sellepärast, et tal on see mõnus roheline värv. Törtsukene. Maitsekastet, see on päris mõnus hot. Ja siis siukest maitseainet. Nii, annab mulle üks lusikas. Nii, ja mina siis riivisin ühe suure apelsini koore või õigemini lõikasin piiludeks, siis läks sinna pool apelsini mahla, 2 supilusikatäit mett, no sojat mõnusalt, üks 3 supilusikatäit ja no ütleme üks 2 teelusikatäit hakitud ingveri. Ja nüüd ma segan selle mõnusalt läbi ja jätangi selle sea välisfilee marineerima. Nii, ja minul nüüd siin mõnus suur lihatükk ja kuna ilmselt nii palju vaja ei lähe, siis üks osa läheb külmkappi tagasi peitu. Selle võib pärast ülehomme näiteks ära pikkida ja siis terve tükina ahjus küpsetada. Aga selle nüüd lõikame siis lahti rulaadiks. Ja siia sisse siis paneme selle mõnusa koduse hakkliha segu. Kodune hakkliha siis 50% siga, 50 veist, ei ühtegi muud lisaainet ja hetkel poodides väga mõnusa, hea, kerge, odava hinnaga müügil. Nii, soola paneme ennem peale ja siis, kuna ma siit köögist ei leidnud lihavasara, ja paneme siis selle hakkliha täidise siia sisse, seome ta pärast, keerame rulaadiks ja seome ta nööriga kinni. Ma niisugust ilusidumist ei tee nagu jäts tegi. Et ma seon ta lihtsalt kinni. See sidumine ilmselt ongi siin kõige tüütum. Ja küpsetusaega siis palju? No, tund kilo ole või? Täpselt nii. 1 tund, 1 kilo. Ja mul siin juba valmis keedetud aedviljad, porgand, kartul, tsukiini, nuikapsas, seller ja punapeet. Ja nüüd lihtsalt praeme läbi. Aga alguses muud juurviljad ja siis paneme punapeedi, et punapeet, ta on küll mul vees ära pestud. Ja see maht väljas, et ta ei annaks nagu värvi teistele aedviljadele. Ja
ongi kogu lugu. Ja siis ma leidsin veel wasabi seesami maitseainet, mida lisame ka siia. Ja vereplaadint siis võtame ahjust liha ja hakkame serveerima. Ja nüüd, kui Priit on oma väga põnevate nimetega maitseainetega lõpetanud wasabi, siis mina teen nagu lihtsamaid asju taaskord. Suitsu juustukaste. Selleks mul on siin paar detsiliitrit vett, ma panin siia puljongit juurde ja siis läheb tükeldatud suitsujuustu sisse. Ja hästi tasase tulen niimoodi kuskil keemist temperatuuri lähedal. Laseme tal mõnusalt sulada. Kui see on sulanud, siis paneme juurde natukene, kas kreemjuustu või toorjuust, jah, võib-olla võib natuke tükki jääda, merevaik on väga hea. Ja täiendame siis koore ja roseepipraga. Aga loomulikult see ei ole kõik, sellepärast, et sealiha juurde lisaks suitsujuustu kastmele teeme ka selliseid meeploome koos ingveriga. Ja selleks siis... Koduaias Toomast looma jälle. No, see loomulikult vaata välja. Suured hanged, mul on talveploomid. Talveploomid? Joo, suured kastid on kodus. Nõnda, kõigepealt siis pisut ingverit. Kasvavad ploomid kastidega puu otsas. Ja mitte ainult. Ingver ka, nagu sa näed. Üks elusikates ingverik. Siis on mul siin tükeldatud tumedad ploomid. 1-3-4 tükki. Ingveriga võib natukene, muidugi ettevaatlik olla, et liiga palju kõle ei peegutaks. Hästi kergelt tõstime ära. Ja siis kas tumedas suhkrut või mett. Meiega istub suht ohtlik või ettevaatlik olema, see kipub kõrbama suht kiiresti. Just täpselt. Puhas kuld mööda lauda. Ja siis natukene valgeveini jäädikat siia juurde. Üks arvad, Priit? Päris hästi on ju? No väga uhke on. Ei läinudki rohkem mingi veerand tundi ja väga ilus konsistents. See on ju? Paneme välja. Paneme välja, aga kõigepealt võtaks liha kahjust või? No õige. Minu sealihutükk on küll väga ilusti küpsenud. Venna ihu. Puhas kuld, ma räägin sulle. Ja nüüd siia alla seda mõnusat pühade suitsujuustu kastet. Siis tõsine eestlasele kohane sea välisfilee koos mõnusate meeploomidega. Ja nii nagu teada on, siis ükski sealiha ei saa olla ilma tüümianita. Võro tüümian. Jami! Väga lahe. No nii. Paneme kõige põhja punase veini kastet. Jälle see sama punaveini kaste. See, mis jätsu tehtud. Minu toidud nendega läheb alati nii kaua aega, et ma ei jõua kunagi kastet keeta. Siis need supernimetusega aedvilad. Jaa. Ja mõnus tükk veiserulaadi. Ja siis on mul siin veel tehtud Max Moritsa tursuitsu peekanist niisugused 2 tsipsi. Ta salaja ikka teeb. Ta ei saa, ta peab tegema mingi supertrikki sinna juurde. Jaa. Nii kui selja keerad, nii kohe on peekonahjus. No nii, suurepärane. Aga armsad sõbrad, tore oli teiega jälle küpsetada. Oota. Head vabariigi aastapäeva. Kohtume nädala pärast. On nii või? Oota. Ei oota. Oota. Head vabariigi aastapäeva. Ja head vabariigi aastapäeva ja siis lihideni!